Tere! Mina olen Sandra Metsa ja te olete vaatamas Toomus kinnisvara Lõuna-Eesti kinnisvara uudiseid. Alustame lühidalt kinnisvaraturu ülevaatest. Viimane kvartal oli Tartu korteriturul tehingute rohke. Augustis toimus Tartu kinnisvaraturul järjekordne masujärgne tehingute rekord, mil teostati 190 korteritehingut ning keskmine ruutmeetri hind tõusis 1305 eurot ruutmeetrini. Tehingute arvu tõusu taga oli nii uute kui ka järelturu korterite müügitehingute arvu tõus. Samas eelmisel kvartalil kokku toimus 10% vähem korteriomandi tehinguid kui 2015. aastal samal ajal. Keskmine hind oli 1249 eurot ruutmeeter. Võrreldes eelmisel aasta sama perioodi statistilise keskmisega on korterite hinnad püsinud samal tasemel. Kinnisvaraportaali kv.ee andmetel on Tartu linnas korterite müügipakkumiste arv eelmise kvartaliga võrreldes langenud, kuid samal tasemel aasta taguse ajaga, püsides 1600 müügpakkumise juurde. Tundub, et uute korterite turule lisandumine ei ole veel vaibumas. Meie andmetel on oktoobri alguse seisuga Tartu linnas pakkumises umbes 235 uut korterit. Kolmandas kvartalis lisandus linnas pakkumise 4 uut korterelamut. Näituse 27, Pikk 70, Kroonoja 40 ja Kummeli 20B. Ja uusi huvitavaid pakkumisi on veel lähiajal turule tulemas. Ka Tartu linnapiiri taga jätkub usin uute korterelamute ehitamine. Kolmandas kvartalis lisandus pakkumise üks uus korterelamu Pillikoori teel. Vahepealse ajaga on läbi müüdud 3 korterelamut Kaupmäe tänaval ja 1 Pärna alleel. Tartu lähivaldades on oktoobrikuu alguse seisuga pakkumises kokku umbes 37 uut korterit, mis on pea poole võrra vähem kui kvartal tagasi. Nõudlus linnast väljas paiknevate uute korterite järel on suur, kuna sealsete korterite hinnatase on ligi 30% Tartu linna uute korterite keskmisest hinnast madalam. Eriti on nõutud 3- ja 4-toalised rõduga korterid, millel on mahukad panipaigad. Pikemalt on võimalik kuulata Tartu korterituru kohta järgmisel nädalal toimuval ehitus- ja sisustusmessil. Toomus kinnisvara kutseline hindaja Kristjan Kross räägib sellest, kas Tartus toimub korterite turul ülepakkumine või see ongi täiesti normaalne asjade käik. Peale kinnisvaraturu ülevaadet tuleb ettekanne, mis puudutab kinnisasja dokumentatsiooni. Kui mõned aastad tagasi ei huvitanud kinnisvaraga tehinguid tehes põhimõtteliselt kedagi selle vara korrektne dokumentatsioon, siis praegu pangad puuduliku dokumentatsiooniga kinnisasja naljalt laenutagatiseks ei võta. Kutseline maakler Kaupa Mõttus valgustab meid, kuidas peaks käituma ja mida täpsemalt teha, enne kui oma kinnisvara müüki paisata. Seminar toimub 14. oktoobril ja algab kell 16:00 Tartu näituste messikeskuse seminariruumis. Kõik, kes on eelnevalt registreerinud, saavad tasuta pääsme messile. Eelregistreerimiseks tuleks saata kiri info@toomuskinnisvara.ee. Koostöös Swedbankiga on meil hea meel teatada, et kõik, kes meie boksi külastavad ehitus- ja sisustusmessil, on võimalik saada laenulepingu soodustust. Selleks tule küsi vastavalt pakkumist meie boksist. Lõpetuseks toome teieni video uuest äsja müüki saabunud Tartu lähedal asuvast ridaelamust. Kohtumiseni! Toonekure arenduspiirkonnas teeb ehitustöid OÜ Jõgev Ehitus, mis on 1992. aastal loodud Eesti kapitalil põhinev ehitusettevõte. Põhitegevuseks on nii rekonstrueerimine kui ka uute elamute ehitamine. Lisaks ehitustegevusele on tegeletud ka arendusprojektidega, milledest esimene valmis 2006. aastal Tartus Vao tänaval. Arendusega Toonekure teel alustasime 2013. aastal ning siia on planeeritud ehitada 4 korteriga ridaelamut ning 8 eramut. Esimene ridaelamu valmis 2015. aastal ning teise ridaelamu valmimise aeg on 2017. aasta suvi. Kõik uued pered on siia oodatud.
Meie oleme elanud abikaasaga Tuunekure 3-s nüüd 3 nädalat ja mida päev edasi, seda rohkem meeldib. Otsustasime selle ridaelamu boksi kasuks. Kõigepealt asjaolul, et see vastab kõige paremini meie vajadustele. Oleme noored vanavanemad, aga siin on ruumi lastele, on ruumi lapselastele. Kirgliku kalamehena on siin lähedal Luunja sadam, mis on Tartumaa kõige parem sadam üldse. Ja meile meeldib ka väga see keskkond siin. On roheline ja samas linnale väga lähedal, kõigest 4 kilomeetrit, on kergliiklustee. Ja puht niisugune emotsionaalne moment oli, kui me otsisime erinevaid majapidamisi, külastasime 10. Vaat siin oli niisugune asi, et siin oli hea olla. Ja see otsus ühelt poolt oli väga ratsionaalne, meil on sellist asja tarvis, aga teiselt poolt oli see emotsionaalne, siin on meeldiv ja mulle tundub, et see tunne süveneb.